Jou, tervist sõbrad, mina olen Jaagup Tuisk. Ja mina olen Sander Lepik. Täpselt nii, ja te vaatate saadet Teema. Küsimärgiga. Jaa, absoluutselt, küsimärgiga, see on väga oluline. Ja te kindlasti mõtlete praegu, et mida ma hetkel vaatan ja kes need tondid on? Jaa, vastus väga lihtne. Väga lihtne. Et siin me räägime otse ja ausalt aktuaalsetest, relevantsetest teemadest. Võib-olla isegi polariseerivatest teemadest. Hea sõnavalik. Eks ole, ja meie missioon, sõbrad, on väga lihtne. Kutsuda teid meiega kaasa mõtlema, kaasa rääkima ja nendel intrigeerivatel teemadel siis pakkuda võimalikult palju eri vaatenurki teile. Just, aga kõike seda niisuguses naljakas võtmes ja teeme pulli ka ikka. Kõige maitsekas meelelahutuslikus võtmes. Täpselt, et niisugune igav uudiste asi ei ole. Kindlasti mitte. Ja saade Teema alustab! No nii, Lepik, me saime intro tehtud. See oli kõige pingelisem osa, ma arvan. Let's go. Let's go. Ja enne, kui me liigume edasi, mul on kingitus sulle. Jaa, me peame ju selle üles panema. Panemegi. Jaa, sõbrad, see on meie AI-ga tehtud logo. Me peame budgetit veel koguma, eks ole. Siis meil on praegu ta niimoodi prostalt siin lahendatud. Paneme siia või? Paneme. Nii, Helen, ütle, on ilus, jah? Väga kaunis. Väga kaunis. Väga toimetaja Helen ütles. Ja operaatori toimetaja Helen ütles, et kõik on ilus. No nüüd saab edasi liikuda. Nüüd saame edasi liikuda. Seega, Sander, mul on ilgelt hea meel, et me siin täna istume. Me istume minu stuudios ka, kes siis vaatajad, kes te ei tea. See on minu kriib. Kõik kaamera taga on ilgelt segamini, aga vähemalt kaamera eest me saime enam-vähem puhtaks, eks ole. Ja mul on tõesti hea meel, jah, et me siin sinuga istume, sest selline, ütleme, saate või podcasti nagu plaan mul on juba, ma ei tea, mingi 2-3 aastat midagi vähemalt nagu olnud. Aga nüüd me lõpuks actually teeme seda, me võtsime kätte ja miks see nagu nii pikalt istus see plaan, oligi nagu sellepärast, et mul ei olnud kindlalt nagu plaani, et kuidas nagu eristuda, eks ole, et podcaste ja neid selliseid, neid on ju nii palju ja vahepeal neid tuli korralikult, eks ole, peale ka ja nüüd tuligi nagu see idee, et kuidas erineda, me keskendume nagu teemadel, mitte külalistel. Tavapodcastid keskenduvad just nendel külalistel, aga meie keskendume siis nendel aktuaalsetel, relevantsetel teemadel ja samas me kutsume ka ikkagi saatesse külalisi ja nii-öelda eksperte just, kes siis selle konkreetse teema kohta oskavad mingit põnevat nagu insight, eks ole, anda. Täpselt nii. Ja tõsi, sa mainisid mulle, et sa oled väga kaua tahtnud seda teha ja sa tulid ju tegelikult hiljuti pöördusid minu poole, et kuule võiks koos seda teha. No kuule, hallo, millal me Sandriga kohtusime mingi 4 kuud tagasi või? See oli vist mai algus, kui ma ei eksi. Jah. Mai algus, tead, mis päev see oli või? No, sa tead päeva isegi või? Ei, ma päeva ei tea, aga ma tean, mis juhtus. See oli kell 6 hommikul Balta turul ja oli see gitarriga vend, kes sereneidis. Ja. Võt see oli lege vend, eks ole? Jep, ja sealt edasi on juba history. Mul on isegi, ma arvan, video sellest, nii et mul on ka. Q-video. Jep. Olles me tagataustal inimestena, aga me ei ole ta-ta-ta-ta-ta. Sõna või? Ma ei tea, mis sõna võiks olla. Pane lambist, mis sa tunned. Uudo Sepa flashbackid. Ja muideks peale seda me tulime siia, jaurasime vist midagi ja järgmine hommik märkasin siin samal diivanil. Jah, me haakusime nagu täiesti niimoodi randomly ja kuidagi, ma ei tea, esimesest hetkest vibe oli kuidagi hea meil. Sujus. Ja Lepiku puhul mulle, miks ma ta siia saatesse nii-öelda punti endaga kutsusin, sest me olimegi jaanipäeval ja siis kutsusin Lepiku ka sinna. Ma vaatasin nagu kõrvalt, kuidas Lepik nagu jauras rahvaga ja nii-öelda kõigile nagu meeldis teda kuulata, teda oli huvitav kuulata ja ta on ka süke hea nagu normaalne kloun oled selles. Täielik kloun. Et sellepärast ma siia kutsusin. Kuule, aga Sander, räägime äkki siis vaatajatele, et kes sina üldse oled ja kus sa tuled ja mis mees sa oled, jah? Jah, ma võin ju täiesti võõras olla. Pärnakas. Let's go. Pärnust. Ja nüüd olen Tallinnas. Muidu töötan õpin Taanis, praegu siis elan Tallinnas ja saan õnneks seda läbi läpaka teha, et bakalaureuse kraad on just pooleli ja kuskil jaanuari kanti lõpetan selle. Nice. Ja mis erialal siis? See on äriökonoomika ja IT.
ja me oleme mõlemad siin äripoisid ikkagi, businessmen. Oota, aga miks sa siis Taani läksid nagu, et kas Eestis ei ole siis piisavalt hea või? Ai, siit tuleb piinlik lugu. Noh? Saan jagada seda. Olgu, kui mina tegin eksameid, ma tahtsin Eesti saada, ma tahtsin TalTechi IT-alale, sest IT-teema meeldis. Ja siis selleks ma pidin tegema laia matet. Aga laia matet tegin Zoomi ajal. Ja ütleme nii, et ma võib-olla skoori ei hakka sisse minema, mis ma laia matte skoori sain. Nice. Aga sellega kuskile Eesti sisse ei saanud. Õnneks tuli mul kaitsevägi vahele ja mul oli aega mõelda. Ja Maaülikooli oleks saanud, ma arvan. Jep. Mitte, et ma... Ei, see oleks jumala hea. Maaülikool on jumala lege koht. Pluss rep maaülikool. Mul kunagi käis vend maaülikoolis. Nice. 6 aega. Ja siis... Mis tal juhtus siis? Ma ei tea, talle vist see aine ei meeldinud. Okei, pani cancelit. Jah. Olin kaitseväes ja ma kogu aeg olen tahtnud välismaale tegelikult minna. Ei, mina ka. Ja seal ma leidsin, et Taani ülikool oli esiteks tasuta ja täpselt see õppeaine oli super, mis mulle meeldis. Ei andki rohkemat, registreerisin kohe ära ja seal sisseastumis need olid ka päris lihtsad seal ja seal ei olnud väga midagi vaja. Nii et kõik, kes siis Tallinnas või Eestis kuskil sisse ei saa, siis teate, et Taani ootab teid, eks ole. Aga välismaa õppimisest rääkides, mul oli ka tegelikult väga konkreetne plaan, ma tahtsin USAsse minna ja saada aru konkreetselt siis, kui minu siis gümnaasium lõppes, siis tuli nagu täpselt koroona peale. Siis tuli nagu nii täpselt koroona peale ja pluss koroona ikkagi normaalselt nusperdas minu ambitsioonidega peale just seda 2020 aasta Eesti laulu ka. No selles mõttes, et siis ma nagu tundsin täiega, et nüüd on see asi kuskile minemas, eks ole, sükses tõusulaines, eks ole, mingid erinevad keikad, kõik ägedad projektid olid nagu tulemas. Ja täpselt siis, kui see Eesti laul oli toimunud ära, eks ole, tuli koroona peale ja kogu asi cancelisse. Ja no muidugi Uku ei saanud siis Eurovisioonile ka minna, eks ole, toasta ma jäin teiseks. Tules on artist ja siis on teine artist. Tema noorem versioon. Noorem versioon ja kelle jaoks esimene artist on tema iidol. Milline finaal? Eesti laul, jah, Beautiful Liga. See ikkagi toimis, aga oli ilma vaatajatata või kuidas? Ei, see oli täpselt kõik toimus. Saku Suurhall oli fully packed, aga juba kuskil USAs ja eks ole igal pool need case'id nagu levisid. Okay. Seega täpselt mingi märtsiks jõudis asi nagu siia, nii et kogu asi läks nagu cancelisse, momentum nagu langes ja siis momentum on nagu kõige kuradi tähtsam asi üldse nagu. Kui sa suudad momentum endale tekitada, siis sealt pealt nagu pildida on väga tehtav. Aga siis ongi küsimus, et kuidas seda momentumit tekitada, eks ole. Jaa, aga usub ka seda, et kõik juhtub nagu põhjusega või? Niivõrd kuivõrd nagu mingi saatus ja asi kindlasti nagu sellesse ma veits usun ja mingisse suuremasse nagu jõudu ma ka usun, aga jah. Sina? Ei, muidu ma nagu lepin selle olukorraga, mis mulle tuleb ja alati lähed edasi, selles mõttes seisma ei saa jääda. Nõus. Nüüd ma võin öelda, et see oli üks parimaid asju, et mul läks Mata läks perse, jah. Sest see välismaale minek ja see silma maailma eesti keel. Silmaring laienes nii palju ja tänapäeval on ju networking kõige tähtsam, nii et. Nõus. Aga ka meie ei saa seisma jääda ja tulebki, eks ole, alustada kogu aeg uute projektidega. Ja sellest sündis ka, sõbrad, teema. Ja te kindlasti mõtlete, et mis see teema, eks ole, siis tähendab. Ja ma võin teile väga lihtsalt selle lahti seletada. Teema minu jaoks on süke mitmetähenduslik sõna, eks ole. Seda saab mitmes kontekstis kohe nagu kasutada, et kas meil on mingi teema, kas meil on mingi beef, eks ole, või et kas see on nagu teema, et kas see on nagu piisavalt suur nagu asi, millest rääkida. Või siis, et kas meil on mingi teema, kas meil on mingi love, eks ole. Või siis... Meil mitte, aga muud teemad on. Ja, meil on õnneks palju muid teemasid. Te peaks nägema seda listi, mis siin dokumendis mul ees on. Meil on nii põnevad teemad tulemas ja nii põnevad spetsialistid, kes me tahame siia saatesse kutsuda. Ja kes loodetavasti ikka tulevad ka. Väga huvitav, kohe tõmbab üles. Mis teema on siis? Mis teema meil on? Mis teema meil on täna? Aga mis teema meil esimene teema on? Esimene teema meil. Kuule, ma just rääkisin
mõned päevad tagasi rääkisin oma sõbraga sellest, arutlesime selle üle, et kes on kõige kuulsam eestlane maailmas. Sest praegu, eks ole, Ari-Matti on siin tõusmas, eks ole. Oi, ta teeb ju väga hästi. Räigelt laineid. Ta teeb USAs väga hästi. Well, I'm from Estonia. I'm a superstar there. But it's Estonia, so kind of like a tree falls, but nobody hears situation. There's literally less people there than there in this room, so... Ma just nüüd vaatsin, tal on mingi 140,000 jälgijat juba. On jah? Mis on nagu väga... No ikka, Korralik, ja. Ari! Ei, mees teeb lained ja see Joe Rogani, eks ole, podcast, kus ta käis. No ja, sealt sai jala ukse vahele. Aga ta läks ju vist... Kill Tony või? Oli see nii-öelda... Saate nimi, kus nad lava peal tegid. See on huumori... Klubi, eks ole. Ta läks sinna nii spontaanselt ka ju sinna ma ei tea. Pead küsima selle kohta. Saatesse kutsuma. Küsima, mis teema on. Neid, kes on üritanud Eestist välja murda, neid on ikkagi päris korralikult ka olnud, eks ole, Kerli ma tean ju vahepeal proovis, eks ole, välismaal laieneda ja Everton The Two Dragons on üritanud siis laieneda väljaspool Eestist, aga üldiselt on ikka suht raske seda teha. Mina olen nii muusikamaailmas ja muusikaskenes, eks ole ka, ja Eestist välja murda on väga raske ja minu arust just üks põhjus on nagu väga konkreetselt, miks see on raske, sest eesti keele nii-öelda barjäär tuleb nagu vastu, eks ole. Mul muusikas ka on kogu aeg nagu see dilemma, eks ole. Kas kirjutada nagu eesti keeles mussi või kirjutada inglis keeles, sest inglis keeles on ju potentsiaal on nagu nii palju suurem, kuhu sa saad jõuda, aga samas eestlased lihtsalt kuulavad eestikeelset sisu, eestikeelset muusikat nagu rohkem, eks ole, eestlastele ei meeldi, kui keegi teeb, eestlane teeb nagu inglis keeles väga midagi. Kuni selle punktini, kui see eestlane saab nagu välismaalt siis mingit recognitionit, eks ole. Saab jala ukse vahele kuskile. Siis eestlased on nagu mingi, okei, ta on tõesti päris tore, eks ole, ja siis nagu eestlased tõmbavad nagu haibivad selle inimese taha. No täpselt nagu Aril oli ju, vaata. No Ari oli ikka Eestis selles mõttes ikka, jah. No ta tegi siin ikka väga kaua. Ja, ta heitis end. Ma olengi ise mõelnud, et see mudel vast ongi nagu selline, et sa pead Eestis ennast nagu normilt üles ehitama ja selle baasil siis saad nagu laieneda juba muude maailma, eks ole. Nägid, mis Aril seljas oli lava peal või? Ei. Full Kalevi dress. Oli või? Madison Square'il tervele staadionile üleni sinine Kalevi dress. Väga haige. Reppis. Aga me käisime tegelikult tänaval küsitlemas ka, et mis rahvas arvab, kes võiks olla siis kõige kuulsam eestlane maailmas. Vaatame. Vabandust, mis te arvate, kes on kõige kuulsam eestlane maailmas? Jou, ma olen Jaagup. Ja mina olen Sander. Ja täna uurime me rahvalt, kes võiks olla kõige kuulsam eestlane maailmas. Jou, kutid, kes on kõige kuulsam eestlane maailmas? Ivo Linna. Miks Ivo Linna? Sest võitis Eurovisiooni. Arvo Pärt. Ari-Matti Mustonen. Top. Mina ei tea, äkki mingi 5 miinuse tegelane või? Mina oleks öelnud Kelly Sildaru. Vot, täna esimene. Willem Trillem. Erki Nool. Arvo Pärt äkki. See on hea pakkumine. Ega seda ongi raske üle pakkuda. Absoluutselt. AI ütles sama. Kõige kuulsam eestlane maailmas. Jaagup Tuisk. Teie arvates? Arvo Pärt ilmselt. Ines. Markus Sinivee. Ma näen teda igal pool. Tommy Cash. Mina. Sina. Ja mis sinu nimi on? Jüri Eestist. Kurat, sul on ägedad prillid ka, ma pean ütlema. Võib teilt No Estonian, sorry. No English, sorry. No, okay, fair. Nonii, mis me siis saime teada nendest vastustest? Kuule, päris palju erinevaid värvilisi vastuseid tuli siit, eks ole. Tõsi. Mis main oli? Main 3? No tundub, et Ari-Matit nimetati, eks ole. Arvo Pärt, muidugi. Härra Arvo Pärt ja 3. oli vist Tommy Cash. Jep. Tommy Cash, oli küll, jah. Kuule, aga mis me ikka siin ise seletame, vaatame äkki, mida arvab tehisintellekt. Et lähme juba robotite peale üle. Lähme robotite peale, vaatame, tegelikult oleks ju põnev teada. Top 3 või? Who is... Saad eesti keeles ka küsida. Ja ChatGPT-ga saab rääkida eesti keeles ka. Kes on 3 kõige kuulsamat eestlast maailmas? Nonii. Sõidame. Vaatame, mida. Arvo Pärt. Kersti Kaljulaid. Okei, põnev. Kristiina Šmigun. Vähi. No näed. Ma ei oleks pakkunud. Ei oleks, jah.
pigem juba Alar Karis, aga vaata ChatGPT on vana ka natuke sul ei ole update'i tehtud. See sul on mingi uuem versioon või? Ei, mul on samasugune. Ei no jah. Arvo on fair. Jaa, no Arvo oli suht oodatav ka, ma arvan. Mis sa oleks öelnud? Ma ei tea, kas ma oleks Alar Karis öelnud. Miks Alar Karis? President ikkagist. No jaa, aga kõige kuulsam eestlane maailmas. Kui me räägime top 3-st. No jah, aga kas, Alar Karis. Näide, pigem on Kaja Kallas juba kindlasti, ma olen kuulsam kui Alar Karis. Kas Kelly Sildar on kuulsam kui Alar Karis? Kõik on vaata nii oma nagu skenedes, eks ole, et üliraske öelda, et me samamoodi võime öelda, et Rops on ka, eks ole, noh, nagu gaming maailmas, eks ole, eestlastest kõige kuulsam. Ja see on ju täiesti tõusev teema gaming. Kuule, aga Tommy Cashist rääkides, kas sa seda uut videot, muusikavideot nägid või? Jep, see... Sest ma ei ole näinud veel seda. Vaatame. Hoiatan. Ma kuulsin, et see on päris nagu räme või? No seda ei saa YouTube'ist vaadata. YouTube'ist ei saa vaadata või? Kus see on siis? See on ühel teisel saidil. Teisel saidil? Jep. Kakoi said? No lähme Pornhubi. Siin peab see läheb. Ma ei tea, kas peab olema Liipima. Mul on... Oot. Hea, et vaatajad ei näinud seda. Ja konkreetselt on siin või? Kirjutab. Päriselt ka või? Okei, Tommy ikka pullib nii haigeid trikke. Palju videod on? Teine. See esimene on parem too. Ei, 1,2 miljonit. Okei, vaatame jah. 1,2 miljonit vaatamist. Warehouse 6 on selle üles laadinud. No nii. Vaata, see on täiesti ulme. Olümpiateemaline siis nagu. Jep. See on väga... Tomil on nii haiged videod alati. Jaa. No ta on tõesti top artist nagu videote mõttes küll. Tal see kunstiline mõtlemine on nii tugev. What? Ei, see ei ole veel midagi. Okei. Ma mõtlen, kas ta ise tuleb nende ideede peale või? Ma arvan, et ta on ikkagi main character seal taga, jah. Ongi siuke video või? Oota. See on alles algus. Tavaliselt ta vaata mängib nende piiridega, eks ole? Ei. See pole YouTube'is põhjusega. Uus rekord. Huvitav, kas nad palkasidki nagu porstaarid? Jah, vaat seda kõige hullem asi üldse. Mine vekki. Päriselt ka või? No lugu on ju hea, selles mõttes, et... See on natuke räpane siin. Tundub, et kogu asi on räpane siin. Ei ole nii. Ei saa seda mitte midagi näidata neile. Ei, kindlalt mitte. Kuidas nad filmisid seda või nagu... Vaat seda. Ehk siis kõik on nagu nuded kogu aeg põhimõtteliselt. Ja normaalne ikkagi, no selle kohta saab juba küll öelda nagu pornograafia nagu selles, jah. Täielik. Aga mõtle, nagu mõtle, kui huvitav lähenemine, eks ole. Seal saab kommentaare ka vaadata ju. Palun vaatame kommentaare ja mine raudselt keri alla. Unts, eks ole. Nii, väga hea. My IQ has dropped by a few thousand points after watching that. Okay. Sex Olympics. Before GTA 6. Mis siin veel on? Kuule, see on aus point. Still less weird than the opening to the Paris Olympics. Jaa. Mis sa sellest olümpia algusest introst oled seda näinud või? Ma nägin ainult klippe. Seal ei olnud midagi spordiga tegemist. Seal oleks võinud tulla vanad legendid kas või. Ma ei tea, Usain Bolt torchiga joosta ringi, mida iganes. Ja ühel olid seal kotid väljas ju. Olid või? Oli kaadrist näha, kuidas kott oli väljas ühelt poolt. Aga see oli nagu meelega või? Ei, kogemata, aga seda näidatakse lastele nii, et Tommy Cash video ei olnudki nii hull. Okay. Olümpial oli breakdance, nägid seda Austraaliat või? Ma nägin seda, ja. Vaat see oli, ma kujutan ette, et kui meie läheks olümpiale, siis me oleks umbes samasugused. Ma oleks saanud raudselt rohkem punkte, aga ma käisin 6 aega, käisin breaktantsus. Okei, siis sa oleks kindlasti rohkem saanud. Palju kaua tema oli käinud? No ta põhimõtteliselt hüppas lennuki peale ja saadeti sinna ja siis neil oli võistlejad. Ta oli nagu läks siis ju esindama ikkagi officiali oma riiki, aga kuidas ta saadeti siis, kui ta ei osanud? Ei no jumala lege lüke, eks ole, selles mõttes, et... Reagan, Austraalia breakdance, mu lemmar läbi aegade. Low-key cool, et üldse breakdance nagu... See on lahe, aga no nii, mis sa sellest liigutust arvad?
ei no väga creative, eks ole. Nii, ava. Mina eelmine nädalavahetus. Kus kohas? Kodus. See ei ole ju raske olümpial teha. Vaata, mis ta nüüd hüppab ringi. Ei no tal on nagu sellised ootamatud move'id, ma ütleks, eks ole. Igal juhul. Maailm hakkas säutsuma. Ei no ta sai aru, et kuidas, eks ole, nii-öelda laineid lüüa, eks ole. Jah, sai endale nime. Kas kõige positiivsemas võtmes? Kes seda teab? Kuule, aga olümpia ongi tegelikult ju väga aktuaalne teema, just on, eks ole, lõppenud. Ja kas sa, minu arust nagu üks haigemaid asju seal oli veel see, et nägid seda klippi, kus nad magavad nende pappkastide peal sportlased, eks? Huvitav on ka see, et jagati ju mingi 300 000 kondoomi. Ja. Mein asi oligi, minu arust nagu vastuolus oli see, et minu arust see official nagu sõnum korraldajate poolt, et miks pappkastid on sellepärast, et nad siis ei tembutaks, eks ole, omavahel ei magaks seal ringi, eks ole, aga samas nad jagasid siis 300 000 kondoomi nagu laiali. No tead, nende tubadega seal oli üldse huvitavad lood. Näiteks nägin Twitteris pilti, kus üks USA ujuja magas pargi pingi kõrval, kuna see tuba ei on siis hea, sest seal ei ole ju... Neil on air conditioneri. Kus need sisse lennutasid Jaapanist või? Lennutati air conditionerid eraldi sisse tiimile. Ja vist oli, et iga tiimile. riik saatis nagu ise oma sportlastele, kes vähegi nagu sai saata, eks ole. Jep, plus USA kossutiim läks kõik hotelli. No ma ei imesta ka, come on, kui sul oled nagu suvel, eks ole, Pariisis, siis seal ongi ju retsilt palavik ka. Ja kui sul ei ole air conditioningi, nagu mul siin käib 24/7 air conditioning, ma vist ei suudaks väga nagu ilma hakkama saada, nagu see on tõesti nagu nii hea asi. Mul muidugi temperatuur käib kogu aeg üles alla ka, mul on palav, mul on külm, aga et nagu see on nagu inimõigus nagu, et sul on nagu air conditioning, eks ole. Ja. Plus pappkasti vooditega ma nägin lahedat videot, kus mingi, vaata see BMX ja need olid ka see aasta olümpial. Ja keegi tegi BMX-iga seal trikki ja jumala korras oli voodi. Nii et ma ei usu, et seal sahkerdamisega läheb rohkem segamini kui BMX-iga trikki tegemine seal peal. Ma tahakski nagu mingit reaalset inputi nagu kelleltki sportlaselt või treenerilt, eks ole, kes seal koha peal oli. Kes on magamisele peal. Kes on olnud, eks ole, olümpial, et kas siis... No ma kujutan ette, et peale sa eriti teed oma selle performance'i ära, eks ole, see ongi räige pingelangus, eks ole. Ja siis tõenäoliselt seal on kindlasti väga tore tembutada ringi, et tahakski teada, kas seal siis reaalselt on mingi süke... Olümpiamaja melu. Fuckfest on võib-olla malesõna, aga jah, oleks väga põnev seda reaalset insighti saada, eks ole. Tõsi. Ja voodid ei ole ainuke koht, kus saab kondoome kasutada. Ja see on ka muidugi jah, et miks need papist voodid peaksid siis takistama neid inimesi. Magamine on üks kõige tähtsamaid asju, et see võiks just olla korralik, aga Absoluutselt, eriti kui sa oled ju sportlane, siis ma kujutan ette, et sa tahad nagu... Puhkamine välja. Nagu maksimum resti oma kehale. Täpselt. Nii et ebaloogiline lüke. Jääme ootama edasist infot. Oot, mis me ikka ise arutame? Helistame pigem otse allikale. Joo, Gregor. Tšau. No tšau. Esiteks congrats uue rekordi puhul ja aitäh sulle, et sa hoidsid Eesti lippu ikkagi kõrgel. Kuule, ja me sooviksimegi uurida sult olümpia osas. Et seal oli, eks ole, meediast käis ikkagi läbi palju selliseid intriige ka, näiteks see papist voodite teema. Et kuidas nagu sinu see insight sealt olümpialt oli, et näiteks nende papist voodite osas? Ma ütleks, et oli okei. Mul midagi nagu, uni ei olnud segatud selles suhtes ja mingi probleem ei olnud. Pigem oli, ma ütleks, see madratsi probleem, et madrats oli ka siuke üpriski ja... kuidas ma ütlen siis taaskasutatud materjal. Vaht mingi või? Jah, et ta on nagu vedruvoodi või siuke, et ta on kõige pehmem, aga magatud sai, tulemused olid head, nii et ausalt öeldes ma arvan, et see halb aur, see kuidagi negatiivne kajastus selle kohta oli võib-olla ülepaisutatud natuke. Me just mõtlesime ka, et kas see voodite asi on ülepaisutatud või mitte. Aga koos selle vooditega oli ka tubades konditsioneeri probleem, et paljudest lennutasid sisse. Kuidas sul sellega oli seal palav või kuidas oli? Ei olnud. Meil ka tiimil ja ka alaliitudel eraldi veel omakorda nagu need
teisaldatavad konditsioneerid kaasas. Aga noh, nendega on see probleem, et nad toodavad omakorda veel sooja õhku ja et sooja õhku välja viia, siis noh, kas see ukse lahti või akna lahti on ju, aga kui väljas on 30 kraadi, siis sooja õhk tuleb teistpidi sisse on ju. Nii see on jah. Üks asi veel, mis tahe. Ma ei tea, palju see läbi on käinud, aga oli õllepaar, mitu veevaidi. Alkoholivaba, aga siuke õllepaar oli, et see oli ka päris siuke see pisiasjad, aga andis siukse nagu mõnusa vibe'i. Selge. Nii et tegelikult siis teid hoiti ikkagi hästi seal ja meedia paisutas siis mingeid asju ikkagi üle, jah? No see käib alati niimoodi, ma arvan. Ja, seda küll, jah. Negatiivsed uudised või pealkirjad alati toovad rohkem klikke ja niimoodi see ühiskond paraku töötab. Nii see on, jah. Kõige kuulsam asi olümpia kohta, mis sa arvad, mis oli? Nagu mis sulle tundus, oli selle... Mulle meeldis see lege vend, eks ole. See vist oligi. Sellepärast kõikide maa sportlased tegid ka seda liigutust järgi pärast. Oli. Ja minu arust rohkem kui kunagi varem on just tänu nagu TikTokile, eks ole, see olümpia on nagu ka just sotsmeedias nagu, ma ei tea, vähemalt mulle tundub, et see on nagu suurem teema, eks ole, ja kõik süksed mingid viraalsed momendid ja intriigid, mis sealt tulid, eks ole, ongi tänu mingi TikTokile ja miimide kõik asjad. Ja, täpselt, ja. Nii et väga lege olümpia oli see aasta. Jah, eestlastel. Ja kuule, muidugi eestlaste kohta tehti ka miime ju. Snoop Dogg jagas, eks ole. Ja see, kus kõrgushüppe ei tund välja. Ja muidugi Rasmusest oli ka ikka räigelt kahju. Tead, millest me räägime? Ei, mis ta tegi? Ma nägin ainult ühte Rasmuse jooksu, 400 tõkked. Ja seda ta tegi nii perfektselt, taktiliselt kui võimalik. Ta hoidis terve aeg kambaga kaasas ja viimane sott, ma ütlesin veel sõbrale, vaata, ta nägu muutus ja vennal läks ja pani see pumm teiseks. Ja oligi ju see, kuidas sa ei tea ta kukkus? Ta kukkus ju. See oli finaalis. Ja see oli finaalis ja see oli suht räme ikka või no nii kurb, sest tal on ju mitte, et ta vana oleks, aga tal on küsimärgi all, kas ta järgmine kord läheb ja mõtle, kui sul nüüd nagu viimane kord oli see kukkumine nagu nii kurb oli nagu ma kujutan nagu ette seda tunnet nagu see on sama, et sa oled kuskil Eurovisiooni finaalis, eks ole, ja ma ei tea, unustad täiesti sõnad ära või paned mingi konkreetselt nagu nii vale noodi, eks ole. Ja teist võimalust ka ei ole, seal ongi, et... Ja. Ei, teist võimalust ei ole ja samas spordis, eks ole, mitte midagi nagu, see on paratamatu, et sükst asjad muidugi juhtuvad. Jah, muidugi. Ma tahan Rasmuse osas lõpetada sellega, et isegi, et kuigi tal see kukkumine oli, siis Rasmus, kurat, me oleme väga sinu poolt ja su sooritus oli ikkagi fucking vinge, et sa jõudsid sinna finaali. Nii et aitäh, Rasmus. See on väga kõva sõnu, olümpial finaalis olla. Mis te logost arvate? Kui on ideid, siis shoot. Oota, siin on natuke mustus peal. Jep. Puhas. Nüüd on parem. Kuule, aga lähme siis sealt olümpiaselt edasi. No lähme olümpiast edasi või lähme tagasi kuulsate eestlaste juurde? Jah. Kuulan teid. Ma tahaks veel öelda lihtsalt seda, et kui Harimati peale, eks ole, mõelda, siis ta praegu, eks ole, täiega tõuseb. Muidugi. Ja Arvo Auväärt on muidugi nii lege vend, et tema siis maailma kuulsust on kindlasti raske ületada, aga ma usun, et kui Ari nagu sama kuradi suunaga paneb edasi, siis ta võib üks hetk... Tõugata droonilt legendi. Jah, põhimõtteliselt. Valus hetk, aga samas Arile hea. Vaata, nagu sa ütlesid enne momentum, sa mainisid, et... Ja täpselt, Aril on täiega momentum. Tal on Joe Rogani podcast ka 3,5 tundi. See oli nii pikk või? Joe Rogani on kõik nii pikad. Aga nagu maailma, võiks öelda kõige kuulsamas podcastis või? Ja ongi number 1. Logan Paul välja, ma ei tea, kas neil on kuulsam? Ei. Väga hea. Ma ei usu. Ma ei tea tegelikult. Igal juhul. Jah, et seal podcastis juba olla ja soojendada Joe Roganit Madison Square'il on täiesti... Lege, ma olen sõnatu nagu. Ma olen suht kade nagu, tahaks ise ka, eks ole, tutvuda sükest inimestega, aga absoluutselt, siis peab hustlima. Ja no ta tegi ju, alustas Eestis sealt Comedy Estonia Club või kus need kõik ülehend on Sander õigus ja need. Comedy Estonia. Ja seda mõtlesin jah, Comedy Estonia. Väga õige. Ja üldse nagu, muidugi, ma olen selle peale ka mõelnud, kui sa oled stand-up
koomik, eks ole, siis tänapäeva maailmas on samas nagu suht raske see, et meil ongi nii nagu see cancel culture on, eks ole, nagu sees, et kui sa nagu iga nali võib ju samas nagu offendida nagu kedagi nagu ja samas sa ei saa nalja teha, kui see väga ei offendi kedagi. Üldiselt nagu on nii. Aga mis sa arvad, kas need komedi poole pealt pigistavad veits silma kinni, et saavad aru, et see on nali või? Ei no muidugi, nagu muidu üldse ei saakski nalja teha, kui sa kardad, et see kohe kedagi solvab, eks ole. Tõsi. Minu arust Ari sai ju mingit flashbacki ka sellepärast, et ta seal Joe Rogani podcastis käis. Vist sellepärast, et äkki Joe Rogan on sellise konservatiivsema maailmavaatega, eks ole. Minu arust oli mingi asi Twitteris, vaatan korra. Ja sellepärast see Ari Puid, et ta käis seal või? Jah, vist küll, jaa. Oota, võime kohe vaadata. Väga huvitav. Kuidas ma leian selle nüüd üles? Kellel on Twitter? Mul ei ole Twitterit ausalt öeldes. Mul on, ma tead, et... Ma olen mõelnud, peaks tegema, aga... Sa pead raudselt, ma saatsin sulle selle ka, et Twitter on ju näiteks USAs, UK-s, Hispaanias, Portugalis, nagu mainida kõige suuremad riigid, Saksamaa, nendes on ju number 1 uudiste platvorm. Nii, et kas seda saab uudiste platvormiks nimetada? No, miks mitte, seal on ju sõnavabadus täielik. No jaa, aga miks te siis uudiste platvorm on? See on siis nagu seal saadki öelda... eri arvamuste platvorm, aga uudised ja faktid on täiesti teine asi. Seal saabki diskuteerida edasi tagasi, kui sulle ABC News laseb sulle eetrisse mingi asja, kuidas sa vastukaja saad öelda neile. Ei, okei, selles aspektis ma olen nõus, jaa. Nii, et kindlasti... Diskussioon on seal kindlasti hea, jah. Muidugi. Aga nüüd kindlasti on nagu see piir ka, et kus on seal, eks ole, faktid ja kus on nagu fact-checker paneb seal arvamused ja nagu, no ongi seal on nagu nii palju ju bullshit tõsi, nagu ka. Tõsi. Ja kõik on nagu kallutatud mingites suundades. No eks igaühel on oma arvamus ja lõpuks igaüks usub seda, mida ta tahab uskuda. Ei no nõus, mina jälgin väga palju ka just, mulle mingil põhjusel meeldib just nagu USA poliitika, eks ole. Mulle ka. Ja ma jälgin suht korralikult USA nii-öelda uudised ja seal on nagu eriti nagu näha, kui nii-öelda parempoolsed ja vasakpoolsed need nagu news outletid, eks ole, ja seal on nagu, see meedia on nagu minu arust nagu eriti kallutatud, nagu Eestis seda on nagu ikkagi vähem. Ja tõsi, kindlasti. Aga siiski on. Jah, Postimees on vist, eks ole, rohkem konservatiivsem ja Delfi ja mis veel? Ja siis ongi Delfi ja Express Media on vist liberaalsemad, eks ole. Ma pean kasutaja tegema, ja kuule, Elon on nii haigelt oma Twitteri nagu followingi kasvatanud peale seda, kui ta X-i, eks ole, nii-öelda ostis, eks ole. Sest minu arust mingi case oli nagu selline ka, kus Elon nägi, et USA president, eks ole, Joe Biden, Joe Bideni postitus mingil teemal sai rohkem vaatamisi kui Eloni oma. Ja Elon oli konkreetselt läinud nagu developeride juurde ja öelnud, et nagu kirjutage see asi ümber, et nagu minu neid postitusi pushiks nagu rohkem. Konkreetselt oli süke asi, jah. Seda ma ei teagi, päris huvitav. Päris sõge, eks ole. Ja vaata, samamoodi praegu ma teen Twitteri konto ja esimene konto, mida ta soovitab mul followda, on Elon Musk nagu. See on veits loogiline. No see on loogiline sellepärast, et tema omab Twitterit, jah. No, sellepärast ongi. Ja vaata järgmist näiteks Spotify, eks ole. Ei no, kõik muud on nagu mingid brändid ja siis on Elon Musk siin nagu halleluuja. Võib-olla teeks sama. Dogecoin hakkas. Kohe miimidesse. Kas sa ostsid Dogecoini või? Mina ei ostnud, sellepärast ei ole ka mina miljonär. Mina vist ikka midagi lõpuks ostsin, jah. Dogecoini, palju siis miinus sa jäid lõpuks? Ma ei tea, õnneks ma ostsin seda võrdlemisi vähe. Pullis koguses, jah. Aga krüptot nagu jagada. Krüptot või? Veits ikka. Mul on ka, ma olin täielik hodlija. Hodlija. Ja mina võtsin jah suht konkreetselt ja siiamaani ma olen ikkagi seal mingi 2x-iliselt olen nagu plussis õnneks. No siis on hea. Jah, siis on vähemalt miinusesse ei ole. Nii, ja mis me tulime siia Twitterisse tegema? Me pidime vaatama Harimati osaseks. Kuid pärast episoodi avalikuks tulekut langes taskuhäälingu saatejuht Joe Rogan kriitika laviini alla, kasutab aktiivselt oma massiivset platvormi valeinfo levitamiseks. Leiab üks X-i kasutaja. Üks X-i kasutaja. No selge, siis on valeinfo. Kui üks X-i kasutaja ütleb. Aga me ei saagi kunagi tõde teada. Nii et Harimati tegelikult ei saanud siis shady, eks ole? No Harimati vist sai kaudselt selle kaudu. Aga eks tänapäeva maailm ongi meil natuke crazy. Ei no, ja see back and forth discussion on mingis mõttes hea.
ei muidugi, diskussioon on hea. Harimati on saanud nüüd jala kõvasti ukse vahele Täiega. ja loodame talle täielikku tähelendu, et ta läheb hästi. Muidugi. Mis sinu arvates inimesed näevad temas, mis tema teeb eriliseks? Harimati või? Jep. No mina ausalt öeldes, mina olen ka väga suur selles mõttes Harimati fänn, et ma olen väga palju võrdlemisi tema showdel käinud ja käinud jah? Ja ma ei tea, minu arust Harimati nagu fenomen on see, et ta paneb suht nagu toorelt. Ma ei tea, kus saate mis ma mõtlen. Mis mulle meeldib on see, et ta veel kasutab niukest erinevat hääletooni ja liikumist. See on nagu näitemäng, ta ainult ei seisa seal mikri taga ega ei räägi, aga ta mängib nagu liigutades neid läbi ja erinevaid hääletooni kasutades, see on nagu huvitav. Jah, ja nagu see karakter, kes ta laval on. Sõge. See just on nagu sõge, eks ole. Täiesti sõge. Inimestele meeldib seda vaadata, eks ole. Huge respect Harimatile. Absoluutselt, ja tegelikult on ikka ülikõva, et Eesti mees, eks ole, lööb laineid kuskil USAs. Üle öö. Ja seda on üliäge nagu kõrvalt nagu näha ka ja kaasa elada ja ma usun, et kogu Eesti tegelikult elab talle ju räigelt kaasa muidugi. Eesti on ju nii väike, me hoiame kokku. Nii et kurat, Harimati, hea töö. Respekt. Aga sellega isegi mitte seoses. mul tuli üks lugu, mis mul just nüüd siin Tallinnas juhtus, eks ole. Mul see eelmine auto, eks ole, Pacifica. Igatahes mul oli siuke 2007 aasta Chrysler Pacifica Ustav Suksu, eks ole, millega ma sõitsin ja ma olin just teinud liisingumakse oma uue auto jaoks ära, eks ole. Ja läksin siis Pacificaga sõitma ja täpselt uue auto liisingumaks oli tehtud ja siis täpselt Pacific hakkas huiama minuga, eks ole. Ma ei tea, kas ta siis, kus ta teada sai, et ma selle uue makse juba ära tegin. Igatahes ta hakkas huiama minuga ja ma sõitsin, eks ole, ja üle 30 hakkas nagu mootoril ei olnud kuidagi nagu jõudu taga ja ta hakkas nagu tuk, eks ole. Ja siis mul oli kohe nagu hirmul, eks ole, et mis ma nüüd teen. Tänaval ei olnud nagu parkimisruumi, eks ole, ma tahtsin peatuda korra, keerasin nagu ühte kortermaja hoovi sisse ja helistasin kohe enda mehaanikule Tõnisele, eks ole, shout out Tõnisele. Ta on põhivend, reaalselt põhivend. Ja siis hakkas nagu oma auto ümber, eks ole, hakkas nagu mingi tüüp nagu kõndima, eks ole. Ja kõige koomilisem oli, et ta oli ise nagu ilge kapp ja siuke üli väike nunnu nagu kutsu oli nagu sülestal, eks ole. Aga tema, eks ole, käis nagu siukse pilguga, nagu käis mul auto ümber ringi, eks ole. Ja ma olin samal ajal kõnes ja vaatan, et ta kõnnib, okei, nagu, et järelikult on mingi nagu teema, eks ole, teema. Ja siis ma tagurdasin, eks ole, hakkasin nagu ära sõitma sealt nagu hoovist ja tüüp siis põhimõtteliselt hakkas nagu, tuli nagu mulle akna taha nagu koputama, eks ole, ja hakkas nagu midagi karjuma ukse tagant. Ja siis ma olin samal ajal veel kõnes ka, eks ole, siis teen ukse lahti, et nagu, chill, et ma nagu, mul hakkas auto jupsima, ma hakkasin lihtsalt nagu just hakkasin ära sõitma, eks ole, et all good, mul just korra nagu peatusin reast, nagu 8 minutiks peatusin seal nagu hoovis. No see oli mingi kortermaja hoov. Ja siis tüüp läks nagu, ta oli nagu nii nagu püha viha täis sellest, et ma seal hoovis nagu parkisin ja nagu hakkaski karjuma, et kas sa ei näinud mingi märki, et nagu ainult elanikele või ja siis ma ütlesin, kuule, sorry, et ma korra lihtsalt reaalselt 2 minutit nagu ja seal oleks nagu full autosid täis, et see oli täiesti nagu tühi põhimõtteliselt, eks ole. Ja tüüp läks, ma ei tea, nagu kuidas inimene või miks mõned inimesed on nagu nii püha viha täis, no sellel vennal olid küll reaalselt mingid viha nagu anger management oleks tal vaja, sest ta läkski nagu nii kettasse, hakkas mu peale karjuma, siis muidugi ma läksin nagu ka järjest rohkem nagu kettasse, eks ole, ja no okei, siis olin nagu, chill, davai, ma sõidan minema, vaata, all good. Ja siis hakkasin sõitma ja siis ütlesin veel järgi, et kuule, et närvi ei pea ka minema, eks ole. Ja see triggeris tal nagu nii haiget tüüp jooksis nagu järgi, eks ole, ma tõmbasin ukse kinni, hakkasin ära sõitma ja tüüp jooksis mulle järgi, tõmbas nagu mul ukse lahti. Ma juba hakkasin nagu, oleks tal reaalselt mingi kurikas olnud, ta oleks nagu... tal oli koer. Nagu, jah, tal oli nagu kutsus üles, eks ole, ta ei saanud nagu mind ründama ka hakata. Ja tüüp nagu lihtsalt karjus mu peale ja põhimõtteliselt lõi mu auto ukse nagu siukse pauguga kinni, et uks enam ei jäänud kinni nagu. Ta lõi mu auto ukse nagu puruks nagu. Niimoodi, et enam nagu tõmbun ukse kinni, ei lukustu lihtsalt nagu.
täitsa pekkis nagu ja no muidugi ma läksin veel selle peale nagu veel rohkem nagu kettasse ise ka, eks ole, et jõu, sa lõhkusid fucking ukse ära ja muidugi noh, ta siis karjus ja ma lõpuks mõtlesin, et okei, kui ma praegu siit nagu lesta ei tõmba, siis reaalselt tõmban sealt autost välja ja nagu hakkab mingi kolkima nagu seega ja siis ma sõitsingi nagu minema ja pärast veel mingi pool tundi nagu oli nagu süda nagu puperdas, eks ole, ma otseselt nagu, ma ei tea, nii agressiivses olukorras vist ei olegi nagu olnud, sest ma olen siuke üldiselt nagu siuke chill tüüp, eks ole, ma nagu, ma ei tea, ma ei ole nagu siuke üldse mingi nagu, ma ei lähe nagu lööma kellegagi ja ma pigem alati üritan nagu sõnadega ära lahendada, eks ole, aga vaid see vend oli ja konkreetselt nagu nii nagu püha viha täis, et tegelikult oli nagu isegi koomiline nagu. Ma mõtlesin pärast, et kas ma hakkan nagu politseisse helistama või mingit nagu reporti tegema. Noh, samas ma mõtlesin, ma ei viitsi või nagu, kuidas ma tõestan talle, et see uks siis oli terve ja nii edasi, eks ole. Aga mida oleks pidanud tegema? Oleks pidanud võtma kohe telo välja, eks ole, uks lukku ja oleks pidanud telo välja võtma ja nagu filmima seda, eks ole. Vaata, üks video oli mingi TikTokis kunagi levis, kus see tüüp nagu jooksis, eks ole, nagu keegi filmis auto seest ja teine tüüp, eks ole, usas jooksis ja siis hakkaski nagu tünn, peksma seda akent, eks ole. Ja, ma isegi tegin ka sellest mingi remixi. Ja. Ei no mõndadel on mingi lambi teema, aga mõndadel on mingi lambi teema, ju siis tal oli vaja välja elada. Kahju, et Pacifica peal. Kahju, jah. See oli ustav ratsu sul, aga vaata, sa panid mingi story ka vist Instagrami, kus sa panid ta käima, kes Kuule, jah, see on ka koomiline muidugi. Lihtsalt mingi 15 minti järjest ja see starter on nagu enam-vähem juba hakkas nagu niimoodi, et keerasin võtit. Alguses oli ainult see kõlab nii nagu ai, karamba, no näed hakkaski tööle, lihtsalt see nagu 20 minutit ja vrum käima aga see auto ikka hakkas nagu nii otsi andma lõpuks, et igatahes nüüd uuega on väga hea super, et uus auto, mis auto said? Peugeot 508 GT 2019 Peugeot 508 GT 2019 väga hea auto. Sõitsin täna sellega. Jah. Väga hea auto oli. No näed. Praegu Peugeot sponsor, please, eks ole. Please sponsor. Peugeot, bonjour, je m'appelle Zande, please sponsor us. Kas see actually tähendas midagi või? No Peugeot on ju prantslane, ma proovisin natukene minna nende kultuuri sisse. Aga see, mis sa üritasid... Ma ütlesin lihtsalt mu nime on Sander. Okei. No näed. Halleluja! Päris hea ju. Peaks lauljaks hakkama. Häälestume, eks ole. Ja ma käisin kunagi kooris, segakooris. Ui ka. Jep. Ma olin bariton, tenor ja bass. Kuule, kes eestlastest ei oleks käinud nagu kooris? Minus see on nagu... Raudselt see vend, kes sul ukse kinni lõi koeraga. Yeah. Ta ei ole raudselt käinud. Jah. No mis sa arvad, kes on siis? Kes on kõige kuulsam eestlane või? Maailmas. Ma arvan, et rahvas teab seda vastust ja pane see siia alla kommentaaridesse taaskord. Mis sina siis arvad? Jüri. Jüri Eestist. Vamos. Kuule, aga sõber, meil on olnud, ma ütleks, väga menukas esimene episood. Täiesti nõus. Kuule, ainult suurim rõõm, eks ole. Muidugi, väga mõnus oli. Ja sõbrad, kui teil on vähegi mingid teemad või küsimused, mis teid on painanud, siis kirjutage need siia samasse kommentaaridesse ja kui me vähegi saame, oskame, siis me võtame ja käsitleme need teemad läbi. Kindlasti. Ja pange siis like ja pange siis subscribe ka ja issand see nii YouTube'i asi mida öelda. Aga see ka, see bell notification raudselt. Sest kui dropid, siis käib. Täpselt nii, igatahes sõbrad, teiega on olnud ütlemata mõnus siin täna koos chillida ja meil on hea meel, et te olite meiega. Kui te olete tõesti video lõppu jõudnud, siis suur aitäh teile. Te olete
kangemad kui teised ja siit ainult edasi ja oi kui põnevad meie teemad meil on veel tulemas. Spoilime, mis tuleb järgmisena või ei vä? Ärme ütle. Hakkame porri vaatama.